Lähme natuke allapoole või? Ma nagu ei taha nii kõrgel olla. Täiesti ebareaalne, mis siin toimub ju. Nagu kui me siit alla laseks, me reaalselt saaks surma. Nagu reaalselt saaks surma. Suusahüppeid peetakse põhjusega talispordi kõige ohtlikumaks alaks. Lennata ligi 100 kilomeetrit tunnis pea ees mäest alla ei ole nõrganärvilistele mõeldud. Ja eksimise tulemus võib olla ränk. Nii riskivad need hulljulged sportlased igapäevaselt pealtvaatajate närvide ja oma eludega. Ainult selleks, et olla parim. Kuna ka meie tahame tükikest ajaloost, oleme otsustanud Keviniga suusad jalga tõmmata ja mäele ronida. Kõik võimalik. Oleneb, kui kõva mees oled. Ma ei tea, kas ma tahan. Nii, aga kuna kuskilt me peame ikkagi pukiga täna alla tulema, siis meil on siin keegi, kes suudab meile paremini õpetada. Kuidas on mis alla tulla? Ideaalne Tere. Noh, naudite või? Kas täna on head hüppetingimused, et hüpata esimest korda elus? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et isegi kui sa teed 200 või 1000 korda, siis ka väga ei taha. Võtab siuke 5-6, no ma arvan rohkem isegi, 7 aastat, et siia mäele tulla. Meile enne väideti, et 1 aastast piisab. Et kui me aasta aega treenime, siis me saaks siia tulla. Ei no, kõik võimalik. Oleneb, kui kõva mees oled. Nii, aga nüüd meil on iselendavad kombinatsioonid seljas, nii et võib siis vaadata sinna mäe poole. Kui nüüd hüpped halvad, siis kombinatsioonid võiks olla. Me saime varustuse selga. Ma ei tea, kuidas mina välja näen, aga üks on pannud kõige šefimad prillid ette. Ma ei tea, kuhu ta plaanib lennata täna, aga suuremat idiooti oli siin mäel olnud kui Kevin Reisenbuk, ma arvan. Vaadates milline ta välja näeb. Ma pole peeglist näinud. Ma ei tea, kas ma tahan ka. Kiiver on ka veits liiga kuklas või peab ka olema? Natukeks eespool olla, aga ma natuke arvan, et see on lihtsalt veidi väike. Väike kiiver on jah. Seal oli suuremaid ka võib-olla. Elukindlustus on ja kehtib või? Ei ole. Siin küsiti elukindlustuse kohta juba. Kõigepealt jah, proovime, laseme paar korda nõllast alla, et ärme kohe torni lähe, et kuna veits on pehmed olud ka, siis ma arvan, et on mõistlik, et saate tunnetuse kätte. Põhimõtteliselt need lutsud lahti, siia käib see esiosa sisse, vaata need. See kinni, teine ka. Pane kanda alla ja siis käib see klõpp siia niimoodi sisse. Ja lihtsalt alla ja kõik. Niimoodi ongi proovi. Nagu nii suured. Põhimõtteliselt saab hakkama. Pandi suusad jalga ja põhimõtteliselt saab hakkama. Kristjan, kuidas suusad ära saab, sa seda ei öelnud? Esimene laskumine oli okei. Suusad on nagu väga kobakas. Neid on natuke raske juhtida. Pigem on tunne, et lähed sinna, kuhu nagu mägi läheb. Aga proovime veel. Me oleme nüüd selle lihtsamuse ära teinud, nii-öelda suusatunnetuse, selle asja tundus, et saite suht ruttu kätte. Siis ma näitan, kui soovud asend käib nüüd. Kui sa poomi pealt ära lähed, siis lihtsalt lähed niimoodi asendisse. See saabas ka toetab teid, tunnetate, et natuke hoiate siia nagu saapa selle kanna vastu. Lähete natuke üle lappoole asendist, saate, natuke veel. Et tunnetategi, et vaat, juba see on nagu okei. Proovige natukene võib-olla püsti tulla lihtsalt seal. Kas see on liiga ees või see on okei? See on täitsa okei. Hoidke julmalt, näete niimoodi üles. Niipea kui lasete kummargile, olete pea ees. Osad, kes usklikud on, löövad risti ka poomi peal ette, nii et see on ka võimalus alati. Ma ei tea, prillid ka äkki ette või? See ei tundu nagu normaalne asi, mida teha. Ei ole. Pean kahjuks teile poisid ütlema, et te hüppasite vaevalt 3 meetrit ja siin 10 võib hüpata, nii et täitsa okei, et siin hüppamise ongi see, et alati saab julgemalt minna, aga praegu pigem tehke sama asja suure moo pealt ja saate edasi. Ma olen üle 60 aasta hüppemäge tänud, ma ei ole näinud ühtegi normaalmõistuselist suusahüppe.
Kristjan, miks sa naerad? Sinust räägitakse. Sekundeeri. Selle lähemal, et sa oled natuke liiga vara, on põll sirgu. Iga video, kui ma mingi kiivri pähe panen, siis ma mõtlen, miks me teeme seda endale. Aga elame on life'i ja Matti Nüganen. Minu tee suusahüpete kahevõistluse juurde oli selles mõttes väga lihtne, et mu isa on ja oli kahevõistluse treener Elvas siis samal ajal ja ma olin seal 3 natuke peale ja sealt see alguse sai. Eks ta ikkagi esimesed hüpped olid alati siuksed natuke kõhedust tekitavad, aga kui sa oled väga noor, siis sa sellele isegi ma arvan, et ei mõtle väga. Et minu jaoks on olnud kõige erilisem ikkagi selle aasta maailmameistrivõistlused Plaanitsal, kus ma võitlesin siis oma esimese individuaalse medali eest täiskasvanute seas, et paraku jäi natukene 4 sekundit sellest puudu, lõpetasin 4. aga kindlasti see oli esimene siuke väga... See on suht hea ka. Ma mõtlen, et äkki keegi hüppab selga. On siis tiitlivõistlused aastad pärast seda hooaega, et need kindlasti saavad olema minu kõige tähtsamad aastad elus. Ma ütlen alati, et hüppajal peab olema kerge aukartus mägede ees, sest hulljulgeks ei maksa minna, sest üldjuhul, kui meil on head olud, stabiilne varustus on korras, siis ei juhtu ilmselt midagi, aga ongi, et kui on halvad ilmaolud, varustus on järgid, siis võib väga halbu kukkumisi ette tulla. Nii, nüüd on proovihüpped tehtud. Kristjan, kui palju meil lootust on? Ma ütlen ausalt, arenete siin silmnähtavalt iga hüppega, nii et ega siin muud teha ei ole, tuleb number selga ajada ja võistluseks läheb asi. Juhtnöörid on teile antud, mis muuta veel, et paremaks saada, nii et... Nokk läheb lendu. Nokk läheb lendu. Stiili võin kanda. Ma ütlen, keeruline on, aga ma arvan, et üritan õiglane teiega olla. Päeva viimased hüpped ja muidugi talisman on minuga kaasas. Prillid lennutavad mind ise reaalselt. Aga ma nagu aru saan numbrist, siis ma pean Essana minema. Jah, sa pead Essana. Väike värin, küll see. Väga ilus kätetöö õhus, 13 stiilipunkti. Kaugus 6,5 meetrit. 6 meetrit. Ka 13. Enne viimast hüppevooru kaotan ma Reisenile 0,5 meetriga. Ehk siis nüüd on coach Kristjan, nüüd on full send. Nüüd on full send, mehed peavad ennast ületama julgelt, et... Vaat see oli nüüd esimene hüppe, mis oli hüppe moodi 8,5 meetrit. Mees võttis ennast kokku viimaseks hüppeks, tegi asja ära, mis öeldi talle. 14 punkti stiili, väga kõrged stiilid esimese trenni kohta. Aga varustus tuleb kokku korjata ikka, järgmine tuleb peale. Lihtne see ei olnud, aga noh, kui on aeg teha, tuleb teha. See kotkas täna enam ei hüppa. 8 meetrit, pull on see, et nüüd jääb kõik Silveri kanda, stiilipunktid hakkavad lugema, sest meetrite poolest on mehed täpselt sama. Kevinil oli ka tehnikal suur areng 2 hüppe vahel, 14. See tähendab minu arust seda, et meil on mehed võrdsed või? Viiki jäite! Viiki jäite! Kõva töö! MK-etapile tuleme peale vaikselt. Kristjan Ilvesele saab kaasa elada juba kodusel kahevõistluse maailmakarikal Otepääl 9.–11. veebruar. Meid Keviniga vist stardis ei ole veel, aga me lubame, et me tuleme kaasa elama, nii et edu Kristjani, aitäh, et täna. Aga varumeestena. Igal juhul tänase päeva järgi ütleks, et hoidke jalg soojas ja. Yes. Aitäh. Need poisid harjuvad küll neid medaleid, nad olid üleval. Parim kauguskoht. Super. Väga hea.